Me tahame anda inimestele õnge, ehk me tahame õpetada inimesi kala püüdma. Inimeste finantsolukorrad on väga erinevad, nende riskiisu on väga erinev. Me tegelikult ei tea, milline on see igapäevaelu, mida see inimene parasjagu elab ja mis on tema strateegia, kuhu ta tahab liikuda. Üks vigu, mida alustavad investorid sageli teevad, on see, et nad hakkavad liiga kiiresti hajutama selle asemel, et fokusseerida. Üks esimene samm investeerimisega alustamisel on siis leida see üks varaklass, kus on su kõige suurem huvi, kirg, mille kohta sa tahad hästi palju teada, sest see teema sind lihtsalt huvitab. Ja teistpidi võib olla siis see alternatiiv, et ma alustan investeerimisega ja ma hakkan tegelema erinevate varaklassidega korraga. Selle probleem on see, et seda infot on täna meie ümber liiga palju. Ja kui me hakkame kohe hajutama, siis me paneme ennast nii suurde info välja, et me tegelikult reaalselt ei suuda olla kõikide asjadega korraga kursis. Ehk siis, kui võib-olla selline üldine info on see, et investeerimise puhul peab alati hajutama, siis minu kogemus on see, et pigem tasuks tugevalt fokusseerida ja üks kõigi aegade parimad investoreid, Warren Buffett on öelnud kunagi sellise lause, et hajutamine on inimestele, kes ei tea, mida nad tegelikult teevad. Nii et kui sa tead, mis sa teed, siis vali oma varaklass välja, mine seal sügavuti, kui juba tulemused on seal tekkinud, siis loomulikult vaata ka teistesse varaklassidesse, aga ära tee seda liiga varakult. Üks põhimõte, millest me oleme Starfishis aegade algusest lähtunud, on see, et me ei anna mitte kunagi inimestele investeerimissoovitusi. Ja see põhjus on selles, et me tahame anda inimestele õnge, ehk me tahame õpetada inimesi kala püüdma, mitte andma talle kala ehk reaalseid soovitusi, mida ta peaks täna tegema. Ja see põhjus on väga lihtne. Esiteks, inimeste finantsolukorrad on väga erinevad, nende riskiisu on väga erinev. Me tegelikult ei tea, milline on see igapäevaelu, mida see inimene parasjagu elab ja mis on tema strateegia, kuhu ta tahab liikuda. Ja kui me anname ka reaalseid võib-olla näiteid, millistesse konkreetsetesse tehingutesse minna, siis see tegelikult võib tekitada ka sellise ahvatluse, et järgida siis kellegi targema soovitust. Ja me oleme väga teadlikult hoidnud ennast sellest eemal. Meie selline positsioon on olnud alati see, et anda inimestele rahatarkust. Me usume seda, et igaüks on võimeline õppima. Kui te saate need rahatarkuse baasteadmised kätte, siis te olete suutelised leidma kõikidele küsimustele ise vastused. Ja ma arvan, et investeerimine kindlasti üks see koht, kus ei peaks mitte kellegi käest mitte kunagi nõu küsima. Et kui sa oled piisavalt rahatark, siis sa suudad need vastused ise leida. Ja see oht ka see, kui sa lähed kellegi käest nõu küsima, on see, et sa võid saada sellise soovituse, mis aitab seda soovitajat ja mitte sind ennast. Nii et ole väga ettevaatlik, kui sa kellegi soovitusi järgid ja keskendu pigem rahatarkuse omandamisele ja sa tegelikult leiad vastused kõikidele küsimustele.